Üks promptüritus, mõte tuli meil umbes eile, mis kell see oli, ma ei mäleta, no lõuna paiku. Aga see näitab, kui võimas on sotsiaalmeedia ja muud. Mihkel Kangor, mis on toonud teid ja teisi teadlasi täna siia Stenbocki maja ette? Stenbocki majas toimub teadusrahade jaotus otsustamine Teadus-Arendusnõukogu poolt. Praegust on käimas protsessid, mis määravad ära, kuidas rahastatakse teadust järgnevatel aastatel. Seda 1%-list teaduse rahastuse tõusu kuni 1%-le 0,51%-lt, kus ta on praegust, käsitletakse poliitikute poolt justkui teadusele lisaks antavat raha. Tegelikult on see raha, mida teadusest on lihtsalt ära võetud ja nüüd antakse seda tagasi. Ja nüüd on ahjualustena välja ilmunud ettevõtjad, kes soovivad seda raha saada enda jaoks. Aga samas ei ole ministeeriumitel välja töötatud viise, kuidas, millistel alustel, milliste korra kohaselt, millistele tingimustele vastavalt seda raha ettevõtjatele jagama üldse hakatakse. Andi Hektor, täna oli siin kohapeal ka üks ministeeriumi esindaja. Kas te saite vastused oma küsimustele? Me saime vastused küll, aga need vastused olid sellised natuke ümmargused. Meie põhiline mure tegelikult on praegu see, et jagatakse väga suurt osa ikkagi riigieelarvest, märgatavat protsenti ja sellesse protsessi ei ole kaasatud ei eksperte, teadlasi, ülikoole ja ka näiteks ettevõtteid piisavalt. Meie mure ongi see, et me tahame näha, et sellist kaasamist ja teaduspõhist poliitikat oleks rohkem. Seda raha jagavad hetkel ümber poliitikud, aga kas ei võiks olla mingid targemate inimeste käes? Osa sellest, üks selline meie konkreetne soov ongi see, et vähemalt pool sellest rahast lähekski nii-öelda targa otsustamise kätte. Ja tegelikult meil Eestis on olemas Eesti Teadusagentuur ja muud süsteemid, kuidas seda raha targalt jagada ja need asutused on ka tõestanud seda, et nad oskavad seda raha targalt jagada. Siit ka päevakohane küsimus, et üks valitsuspartei liige väidetavalt sai hakkama oma diplomitöös plagiaadiga. Kas see või koore sinna maetud olla, et ei teadagi, mis see teadustöö on? Mingil määral küll, jah. Ma toon ühe näite kohe, et kui Hiinas hakkas nii-öelda teadussüsteem tõusma, ütleme selle milleeniumi alguses, siis seal oli ka tohutu probleem see, et tudeng lihtsalt ei saanud aru, isegi õppejõud ei saanud aru, kuidas teadus töötab. Et nüüd me Eestis, ütleme, ülikoolides saame juba väga hästi aru, kuidas teadus töötab ja mida seal tohib teha ja mida ei tohi ja mis on plagiaat ja mis ei ole plagiaat teaduses, aga loomulikult ma pean ütlema, et see on ikka, kuidas seda öelda, see on väga inetu lugu, et me Saksamaalt ju teame, mis Saksamaal poliitikutega on juhtunud, kui selline asi on välja tulnud. Ma tahaks ikkagi Eestis ka näha, et see ei jää lihtsalt üheks väikseks meediatormiks, vaid sellele poliitik võtab ikka mingis mõttes vastutuse ka sellise asja eest. Mis edasi? Ma ütlen kohe, et see üritus praegu oli siin teadlaste poolt nii-öelda väike soojendus, sest tegelikult see, mis hakkab selle teadusrahastusega juhtuma, seda otsustavad koalitsiooni läbirääkimised, mis toimuvad teadagi ju märtsis. Ja me nii-öelda mõnes mõttes kogume jõudu ja natuke näitame juba musklit ka, et märtsis, kui läheb selline tõsisem otsustamine poliitikute poolt lahti, siis me oleme valmis iga hetk reageerima. Võib-olla peate soetama omale parteipiletid? Mina ise olen seda meelt, et tegelikult iga inimene peab mingil määral poliitikas osalema, et seda saab teha läbi erakondade, aga nagu näha, seda saab teha ka niimoodi, nagu meie praegu teeme, et ei pea alati lootma, et ma tahan midagi maailmas muuta, et ma pean erakonda astuma, vaid võib tulla ka lihtsalt välja ütlema ja ütleme, teadlased on ikkagi targad inimesed, et kui seda targasti teha, siis ühiskond kuulab ka. Ma selle sidustamise ettepaneku osas olen väga nõus, et tõesti me peaksime rohkem ka näiteks mõtlema selle peale, kuidas siis erinevaid osapooli siis kaasata ka tänaste otsuste tegemisse.